Nii, järgmine küsimus. Üks suuremaid muresid on see, et eestlased ei suuda otsustada. Probleem võib olla muidugi selles, et toode teenus pole kindel ja selge, aga on olnud olukord, kus kõik on nagu okei, aga seda, kas osta teenust või toodet, selle kohta ei suudeta otsust teha. Kas oleks sel juhul mingisugused juhised kliendi suunamiseks? Otse loomulikult. Tähendab, isegi kui me sooritame suurepärase müügi esitluse, me räägime kliendile selle toote või teenuse kasudest, see ei tähenda, et inimene oleks valmis kohe oma tengelpulga taskust välja võtma ja ostma. Tuginedes sellisele palju tsiteeritud statistikale väidetavalt keskmist tehingut tuleb püüda close'ida 5 või enam korda. Mis tähendabki seda, et ravimiks antud juhul on closing'u tehnikad. Kui inimene on nüüd otsustusvõimetu, ma annan sulle kõige lihtsama tehnika. Üks paljudest tehnikatest, closing'u tehnikatest, äärmiselt elementaarne, äärmiselt lihtne ja äärmiselt toimiv, on tehingut oletav closing. Mis tähendab seda, et kui klient on juba kahe vahel, ma küsin klient on kahe vahel, ma esitan proovi küsimusi. Kas asi meeldis teile? No ja meeldis. Kas tundus teile mõistlik? Ja tundus mõistlik. Kas sa näete sellest kasu? Ja ma näen sellest kasu. Ja nii ma ei küsi inimese käest, kas ta tahab osta või ei taha. Siis seal võib tekkida see, et äkki ma pean ikka natuke järele mõtlema. Või ma küsin ta käest juba, ma eeldan, ma oletan, et ta on tehingu või otsuse ma peast teinud. Ma küsin sellise küsimuse, et kui palju te võtate, kas 1 või 2? Või et millal me teile selle saame kohe tarnida, kas homme või järgmine nädal? Kuidas te maksate, kas sularahas või kaardiga? Ehk ma käitun nii, nagu oleks otsus juba tehtud. Ja pane tähele, selle ainsa lihtsa tehnikaga õnnestub sul juba protsentuaalselt, ma arvan, mitukümmend protsenti oma müüki suurendada. Ehk käitu nii, nagu oleks otsus tehtud. Ära anna initsiatiivi kliendi kätte. Ära küsida käest, et mis te nüüd arvate, mis me võiksime järgmisena teha. Selle peale klient ütleb, et ma arvan, ma natuke mõtlen. Ja 3 päeva pärast on tal absoluutselt sinu või ükstas kõik, kelle, isegi kui mina olen teenusepakkuja, meie eksistents meelest ära läinud. Et ära anna initsiatiivi selle koha pealt kliendi kätte, vaid aita talle suunata õigele rajale. Nii. Okei. Üks hetk ma kruvin nüüd järgmise meili. Tahan PlayStation 2 maha müüa, klient algul tunneb huvi konsooli korrasoleku kohta, ütlen, et on korras, aga siis ta küsib, kas ma saaks garantiid anda enda poolt. Näiteks nädalakese. Aga kliendid on mandrilt ja mina Saaremaalt, seega ma kardan, et mind tõmmatakse, kui ma selle kliendile saadan. Ja tihti küsitakse alla endast, aga ma olen pankrotis ja seda ma ei tee, siis kaotab klient huvi. Teine asi, mida ma maha tahaks müüa, on 400-vattine supakas. Sellega samad lugu. Kulla sõber, ma jään sulle vastuse võlgu selle koha pealt, et mida sa saaksid teha. Kui klient küsib garantiid ja kui sa oled veendunud ise, et see asi on korras, no jumal hoidku, anna talle see garantii siis. Ütle talle, et kui midagi juhtub, too mulle tagasi see, et midagi juhtub, on väga väikse tõenäosusega. Väga hea internetiturundaja Peep Laja on kirjutanud ühes oma blogis, et garantiide andmine on ääretult oluline ja on suhteliselt marginaalne hulk inimesi, kes kuritarvitavad siis seda meie garantiid. Et anna garantii ja müü oma supakas ja PlayStation, mis iganes maha. Okei. Niisiis. Järgmine küsimus. Ma usun, et minu peamine väljakutse on müüa ettevõtetele esimesel esitlusel. Täpsustusel on olukord üldjuhul selline, et ma pean klienti külastama vähemalt korra pärast esmakordset esitlust. Seda siis selleks, et teha selgeks ka ettevõtte ülejäänud töötajatele kõik vajalik. Kui klient aga juba esmasel esitusele ostab, on järgmine kord võimalus talle läheneda kui uue tootega. On nüüd probleema siis selleks, et konkureeriv firma tegi öeldakse tihti, et konkureeriv firma tegi parema pakkumise või öeldakse, et meil on selle teise ettevõttega leping ja me oleme nendega koostööga rahul. Sorry, et ma nüüd lugesin selle pika meili ette, aga ühesõnaga probleemiks on siis see, et
nagu ma ette välja loen, et klient ütleb, et ta on koostööga rahul. No okei, ta on koostööga rahul, aga sa võid, no ma pakun sulle näiteks humoorika lähenemise. Härra klient, te olete selle ettevõttega rahul. Ja me oleme rahul. Me oleme see koostööga, olen täitsa rahul. Ma kardan, et ei tea, mis asi on rahulolu. Ärge nüüd palun solvuge, härra klient. Aga me tahaksime, et te oleksite mitte rahulolev, vaid õnnelik. See tähendab seda, et me peame pingutama rohkem, andma ennast rohkem ja tegema kõik selleks, et saavutada teie ülim rahulolu. Aga me oleme valmis seda tegema. Miks mitte meile anda seda võimalust? Mis te arvate, härra klient? Ei saa vait. Midagi taolist. Ehk siis, mis asi on asja nagu loogika või see mõte on see, et mis asi on rahulolu? Rahul, kui sa käisid koolis, anti sulle rahuldav hinne. Mis see rahuldav hinne oli? See ei olnud selline hinne, millega läksid oma vanemate juurde ja kilkasid. Oi, ma sain rahuldava. Rahuldav oli 3. Meil on vaja muuta kliente mitte rahulolevateks, vaid võimalusel õnnelikeks. Ja pane tähele, siin peitub võimalus. Kui on pikaajaline koostöösuhe juba olnud, siis ikka teenuse pakkuja muutub laisaks. Ei reageeri nii kiiresti kui vaja ja võib-olla jäikade tingimustega ja nii edasi. Siin peitub sinu võimalus. Paku välja, et ta võtaks osa sinu käest ja siis on tal võrdlusmoment. Ja argument võiks olla ka see, et näiteks härra klient, katsetage meid, võtke väikses mahus meie tellimus, siis on olemas teil võrdlusmoment ja kui te muud ei saa, siis te saate antud ettevõttelt, kes teile selle teenust praegu pakub, parimaid tingimusi välja kaubelda. Nii et kui sa muud ei saa, sa saad väikse tellimuse, aga sul on jalg ukse vahel ja halvimal juhul sa saad oma konkurendile teha nagu sõja militaarterminit kasutades valmistada elavjõududele kaotusi. Niisiis. Järgmine küsimus, võib-olla natuke laiali valgu. Mul on plaanis pakkuda Eestile ainulaadset biopuhastusvahendit, millega saab puhastada kui kodus, nii kodus kui ka kohvikutes, hotellis ja suurtes tööstustes, köögid, WC-d ja vannitoal, lokaalkanalisatsioon ja palju muud. Aga ma ei tea, kuidas seda kõike pakkuda Eesti rahvale ja firmadele. No, tuleb pakkuda täpselt samasugusel kombel, nagu mina pakun oma teenust, nagu sina, kallis müügiprofee külastaja, pakud oma teenust. Tulebki teha website, anda inimestele ära väärtust, müüa läbi soovituste näiteks. Üks võimalus on teha külmasid kõnesid, et ehk sellisele suvaliselt tähestiku järjekorras ettevõtetele, aga teine võimalus on küsi, ole hea, soovitusi. Ja soovitused on ääretult hea võimalus selle esmase müügi vastupanu vähendamiseks või elimineerimiseks. Sul on oma tutvusringkond. On, loomulikult on. Sul on omad sõbrad, tuttavad, äriinimesed, võib-olla ka kliendid eelnevast äriperioodist. Mine nende juurde ei küsi soovitusi. Ja kui sa saad kas või 3, 4, 5 soovitust, sa saad nende ettevõtetega kontakti võtta, mainida ühise tuttava nime, mainida seda, et sa oled pakkunud nendele näiteks eelnevalt kas head teenust või on teil olnud head koostöö või mis iganes. Ja pane tähele, see müügi vastupanu on palju väiksem. Ehk siis öeldakse seda, niuke mees nagu Bill Gates, C-ga, mitte Bill Gates, Microsofti omanik, Bill Gates, kes õpetab müümist läbi soovitust, on öelnud, et see strateegia kui taoline üldse on 4 korda tõhusam, ehk siis 4 korda tulemuslikum kui külmade kõnede tegemine. Nii et alusta sellest, proovi, katseta. Võta oma tutvusringkond läbi ja küsi siis kontakte ja soovitusi.